mängija muidugi. Tere õhtust! Oleme siin Viru Keskuse rahvaraamatus, et saada aimu, mis lauamäng on siis 15 küsimust. Tulge lähemale kõik, kes on üldse poodi ära eksinud. Teate, kui meid on siin rohkem, siis on natuke mõnusam olla, eelkõige meil. Tulge. Vasakul käel on siis tänase õhtu tähtsuselt teine tegelane lauamängu järel. Martin Korjus, kes on siis 15 küsimuse saate ja 15 küsimuse lauamängu idee autor. Tere! Jaa, olen. Tuli hääl ilusti õhtu, ma mõtlesin, et see jätkub kuskil, et tuleb veel mingid epiteete, aga tõesti tere, väga tore, et te kõik olete siin ja kes on plaadiriiuli vahel, ikka tulge siia poole. Kas küsimuse ajakirjanduse sobi? Kõigepealt saate juurde. Kuidas see saade sündis 15 küsimust? Tundub hästi veider, aga me oleme jõudnud nagu saatest otsapidi lauamänguni, aga tehniliselt tegelikult see saade natukene algas ikkagi lauamängust pihta. Ehk et kui ma tegin ühesõnaga, me otsisime Kanal 2 igapäevast mälumängu, mida saaks lihtsalt odavalt toota, teha, näidata ja ma ei suutnud leida seda. Käisime mööda ka telemesse ja ei olnud sellist vahvat mängu, mis sobiks siis meile. Ja kui ma ise olen tohutu suur nii lauamängude kui ka mälumängude fänn, siis võtsin nõuks, et ma hakkan seda ise tegema. Aga üks hea telesaade sünnib siiski papist ja traadist ja nipukatest kokku võldituna üks siuke veider asi, nii et siis kõigepealt ma tegin sellise alguses nagu lauamängu prototüübi, mille pealt ma hakkasime siis seda telesaadet ehitama ja nüüd siis oleme otsapidi jõudnud näed siia, kus meil on päriselt karp laua peal. Ja see on väga tore tunne. Kuna Martin on vahetevahel sõnadega kitsi ja seda tutvustan ennast, et mina olen Nutigrupist. Ma mõtlesin, sa oled nagu DJ, vaata, et ma olen nagu külaline. Tõesti. Ütle Martin, ütle ise siis. Sa oled harjutanud. Ma olen harjutanud ja minu kõrval on tõesti Tarmo Tuule ja Tarmo, kui ma kohe tahan küsida ka, et mis võttis sul sellise julguse, et sa oled elus väga palju erinevaid lauamänge välja andnud, ka minu tead vist mõned ise teinud ja mõelnud, et mille järgi üldse sina vaatad, mis mängust tasuks teha mängu, mida siis päriselt toota ja pakendada ja inimestele julgeda müüa? Ma olen teinud ise teinud või kellegi teise ideed, umbes ütleme 10-15 mängu, aga üle 10. Aga üksikud on ainult olnud teiste ideed. Tavaliselt ma võin öelda 99% ideedest, millega pöördutakse, siis nendega ei ole suurt meil midagi peale hakata ja me soovitame neil ikkagi innukad olla ja ise see mäng välja anda, kui keegi tuleb sellise ideega. Aga sinu puhul, siin oli näha, et siin on mingi iva. Sellest saab nagu lauamängu. Ja meie kuulust oli natukene nagu ebaaust stardipakk ka, sellepärast et siis külalistele ka, et Nutigrupp ja Tarmo eesotsas on siis see seltskond, kes teeb ka telesaatele küsimusi, mis tähendab seda, et kuidagi see loogiline koostöö, see koostöö oli nagu hästi loogiline jätk, oli teha seda ju teiega, seda lauamängu ka. Iseenesest küll, aga ütleme nii, et kui see oleks olnud kehv mäng, siis me oleksime sulle öelnud ei. Ütleme mitte kehv mäng, vaid kehv idee, kui oleks olnud. Aga tegelikult oli näha,
et sellest, see on natuke sihuke kõhutunne või selline tunnetus, et enamasti puusse ei pane ja noh, on näha, et sellest võib midagi tulla. No kui sa ütled praegu, ma küsin sult, et mis teeb selle saate eriliseks? Ma oskan vastata. No palun, proovi. Esiteks, suurepärane saatejuht. Ma ütlen edasi. Jüri on tõesti suurepärane saatejuht ja teine asi, mis on see, et ta on nii lihtne ja kodus kaasa mängitav. Ehk et kui me seda saadet päriselt füüsiliselt nii-öelda välja arendasime ja mõtlesime, siis mu kogu aeg peas oli see, et sa pead seda suutma kodus mängida ka nii näiteks, et sa keerad telekal heli maha. Ehk siis, muidu mul on uus äriidee, tulete pärast meelde. Tuleb varsti uus toode, praegu mõtlesin meelde. See on kodus kaasa mängimisega, et saaks kodus punkte lugeda, hakkame Excelit müüma tühja lehte. Aga tõesti see kodus kaasa mängimise efekt on ääretult suur ja tegelikult seda sama näitab see, et kui palju inimesi soovib mängu tulla. Et iga kord, kui me castingu avame, on meil ikkagi üle 800 soovi avaldaja. Paljud küll korduvad, aga tegelikult ta on kõige paremas mõttes lihtne kaasmängitav rahvamäng. Ja ma ütlen, et see on selle alus ja ma miskipärast arvan, et sellest lauamängust tuleb samasugune hitt. Tegelikult see lihtsus ja arusaadavus ongi põhjus, mis mind mängude juures käivitab. Et me teeme Nutigrupis eelkõige originaalmänge ja noh, ütleme, ei ole teinud ju Monopoly ja ei ole Scrabble't meie teinud, et... Mis on kõige kuulsam, mis te olete teinud? No ma arvan, et minu mängudest on Eesti mäng kõige populaarsem. Kõige suurema müügiga on jah Eesti mäng siiamaani. Et ütleme, kui Eestis üldse mänge vaadata, siis see Kiviraha ja Künnapi mees, kes teadis Ussisõnu, see on kõige suurema müügiga mäng. Ütleme praegu, aga jaanuaris on võib-olla üks lillafarbiga mäng esimese koha hõivanud. Teiega tahaks loota ja kui me ennem siin nägime ka kaupluse juhatajat ja siis põgusalt vahetasime sõnu, et Eestis toodetakse väga vähe lauamänge. Et mina küll julgustan kõiki, vähemalt proovige, hästi tore on. Ja kui veel eriti see õnnestub ka ja kui kellegile paneb silmad ärama, siis ma ütlen, et see vaja tasub seda ära. Nii et kindlasti. Millal oli enne mind, millal oli viimane mäng, mida sulle pakuti? Tänavu aastal see mäng peaks tulema, tervitan siinkohal tegevtoimetaja Maikenit seal punases taga, et emakeele päevaks 26 peaks olema valmis üks tähemäng Eesti autorilt. Ja see oli nüüd viimane, aga mille me teoks tegime, oli Vigur Liikur, siis 2 pedagoogi, logopeedi pakkusid välja idee. Selline koguperemäng, kus on liikumist, nuputamist ja neid on harva. Siis, no Eia jõulud Tondikaku, ei, selle tegime, see oli lihtsalt, ütleme, oli idee, et tehke filmi peale ja siis tegime, või Vanamehe multika peale, siis oli ka, et pöörduti meie juurde, et meil on Vanamees, meil on Eia jõulud, Tondikaku film tulemas, palume mängu. Kokku ei saa panna? Vanamees Tondikakul. Eia on juba täisealine ja natukene seal seda ilmselt. Eia jõud vanamehe. Kodune ülesanne jah, kombineerige need mängud ja võtke ühendust. Mis saaks olla veel parem, 2 kõige suuremat kodumaist kangelast, Eia ja Vanamees. Ja nad saavad kokku. Aga mitte selleks, kui me tänase. Kui me teame, et muidu, Tarmo, rohkem räägitakse raamatu tiraažides, siis mis sinu kogemusena, mis on mälumängu tiraažid nüüd üldse välja antakse? Lauamängu. Vabandust, mis mõttes mälumängu? Lauamängu. Eesti mäng on vist müünud 5500 eksemplari. Mitu aastat see on? See on 4 aastat. Eestis on see hea tulemus, et Eestis tehakse, ütleme,
Eestis tehtud mäng, ütleme 1000 eksemplari on hea. Seda ma arvan, et me oleme tulnud selleks, et need rekordid üle lüüa. Seda näitab aeg, et mäng on täitsa okei. Välja suust kuulda loodet, et see on päris okei mäng. Mina ütlen, et võtke haarake mängud ja suunduge kassasse. See on väga hea mäng. On ju, Tarmo? Minu arust võib ka minna koos mänguga kassasse. Aga tõesti, meie siis tegime seekord 5000 tükki, ehk siis meie tiraas on 5000. Ja pigem nii palju, kui ma olen inimestelt aru saanud, siis see on suur arv. See on suur arv muidugi, jah. Kui 1000 on hea tulemus, siis 5000. No, vaja maha müüa nüüd. Stardipositsioon on hea, et mängud on trükid. Ja ka täna, kes siis siin on tulnud, siin on see QR-koodiga saate osavõtja ka, et kes kõik poest läbi jalutavad, tulge osalege loosimängus. Siin ees laua peal on QR-kood, kus te saate osa võtta siis tänasest loosimängust ja võita endale see mäng koju kaasa. Tarmo, kas me tahame veel midagi rääkida või tegelikult pikk jutt on mitte nii tore jutt ja hakkame mängima? Muidugi tahame rääkida. No räägime. Mina tahan, teles, kui ma seal hommiku saates käisin, siis ma ei jõudnud tänada, kõigepealt ma jõudsin neid mälumängurit tänada. Selle saate juures saatejuht on väga tähtis, idee ja kõik on väga tähtis, aga mängu juures. Aga üks asi, mida ei tohi tähelepanuta jätta, on see, et mäng ei tehta kunagi üksinda. Ja siin on 10 tippmälumängurit, on teinud mälumängu küsimusi ja Mart Rummo siin esireas istub, ainsana on kohale tulnud. Aitäh, Mart! Aitäh, Mart! 10 tippmälumängurit ja mina oleme küsimused teinud. Ja muidugi siis kujundaja Reiner Sepp ja Reimo Rüntu ja siis Maiken Mägi toimetas. Ja mina aitasin siis seda arendada. Et need tänusõnad ei tohi ununeda. Nüüd võiks midagi muud teha. Sa nagu pressid välja, et ma peaks ka kedagi tänama. No ma siis tänan. Hakkame siit minema tegelikult tõesti naljaks. Kui ma tulen korra tagasi selle juurde, et mis teeb sellest mängust telesaatest väga hea telesaate, siis ma tahaks öelda, et küsimuste väga hea ja õige raskusaste on see, mis võimaldab inimestel seda kaasa mängimist. Et me oleme läbi aastate, läbi hooaegade käinud, me oleme nüüd, me oleme ka toimetaja siin, Moona, kellele ma olen ka väga tänulik, et sa oled aidata seda lauamängi natuke arendada ja testmänge mängida. Me läheneme kuskil 400 saatele ja ma ütlen, et ka see küsimuste level on siuke, et me oleme hullult palju otsinud. Me väidame, et nüüd me oleme leidnud, no nüüd juba tähendab mõnda aega, juba mitu hooaega me oleme leidnud sellise õudsalt hea taseme küsimuste puhul, et sellega ma olen Nutigrupile ja sinu meestele ja Mardile ja kolleegidele väga tänulik. Ja tõesti 1000 nendest headest küsimustest on siis Maikeni abiga saanud siia kantevaele, karvi sisse. Kas nüüd hakkame mängima? Jaa. On sul veel midagi? Võta juhtimine üle ja... Mart tahab midagi öelda. Kui siin Moonat mainiti, siis mina kunagi tegin sinna küsimusi saatesse ja toimetasin. Praegu olen ma teise ala peal. Aga just nimelt, kui Moonat mainiti, siis pean ütlema seda, ma ei tahaks, aga ütlen, et kui ma selle saatesse tulin stuudiosse, kõik on valmis, kõik on korras, kõik on olemas, ma tean, et olen enesekindel. Just on mingi Moona, mingisugune noor näägiks. Ja mulle tuleb, see pole nii ja see pole naa. Tuleb mulle, vanale filoloogile, mälumängule seletama. Tuleb kild aedast alla. Aga nii hästi seletas, et ma ei uskuma. Ja jumal teab, et see Moona olemas oleks. Aitäh sulle, Mart. Aga tõesti, puudutab seda Mardi kommentaari on tegelikult ka see, et üks asi on
on panna asjad kirja ja teine asi on see, et kuidas mingid asjad kõlavad. Kas või tähemärkida, kui lühidalt ja lihtsalt on võimalik televaatajale selgeks teha mingi küsimus. Et selles osas tõesti Moona ja küsimuste autorid on teinud suurepärast tööd. Ja nüüd ma tahan hakata mängima. Äkki keegi tahab küsida midagi hoopis? Küsida võib alati. Kas keegi tahab praegu enne mängu midagi küsida? Ma nii hullult tahaks mängida. Andke käega märku. Meil on üks mikrofon veel. Sellega sisse tüüp. No, sa saad selle, mis sa oled unistanud mängima. Ma olen eluaeg unistanud Viru Keskuse rahvaraamatus tahaks mängida. Ja mul on see võimalus ärge võtke, mul palun seda hetke ära. Aga nüüd ma hoopis küsin teie käest, kas siin on täna publikus keegi, kes tahaks tulla seda proovimängu mängima? Kes oli mina? Sina? Tuled üle? Nii, aga siis me teeme kohustusliku vooru. Eest palun ilus mütsiga poiss. Tule noh. Me teeme sellise väikse demomängu täna. Tema tegelikult ei ole siin üldse ka juhuslikult. Tema Kaspar, kes muide oli kunagi... Ta oli kunagi. Ma tegelikult tahaks öelda, et sa aitasid mul ka seda saadet natuke arendada. Et kui ma seda saadet alles välja mõtlesin, siis sina ja Jüri Putsakov olite see, kes käisite minu koduköögis seda ilusti mängimas. Oli nii? Oli küll nii, jah. Ja nüüd ma soovin, et sa tuleksid äkki meiega mängima. Mine seisa sinna laua juurde. Nii, kas teie tahaksite tulla proovima? Tahate vaadata? Kas teie keegi tahaksite tulla proovima? Ei, tuled mängima? Ei tule. Nii, aga siis siit. Oh, Moona, milline kokku sattunud? Laula. Ja sina, härra, ka. Tule lähekime mängima. Äkki sa võtad Loviise? Ei, te tulete mõlemad. Ja, teeme neljakesi mängu. Neljakesi mängides on, aitäh Mart tulemast. Näeme, tšau. Me teeme natukene seda sellises demo vormis. Ma võtan siit natuke need ka eest ära, siis näeb rahvas paremini. Näete. See mäng on meil kahepoolne, kui keegi veel mängid ei ole. See mäng on meil selline, et inimene saab ise kodus valida, kas ta tahab lühemat mängu, mis siis on 15 punkti, või pikemat mängu, mis annab 30 punkti, ehk siis palju inimesel kodus aega on. Ja selle järgi saad otsustada, kas lühemat või pikemat. Hakkame täna siin meie lühemat tegema ja võite ka püsti tõusta, lähemale tulla, siis ei pea nii palju karjuma, sest et me paneme kohe mikrofonid ära ja te hakkate kõva selge häälega. Vot nüüd, kuna me ei lase teil üldse reegleid siin lugeda, siis ma ütlen ise välja esimese reegli. Meil on kirjutatud siia reegliraamatus selline asi, mängu alustab mängija, kes on kõige noorem. Ja nüüd on see hetk, kus ma saan küsida, kui vana. No, ma vist... Loviise võitis ja teeme seda visuaalse hindamise alusel ja... Aga meil on huvitav, kui vana see Loviise ei olnud. Nii, aga võta üks kaardipakk, sega see läbi. Ja selles mängus on tõesti, nagu ma ütlesin, meil on 1000 küsimust ja seal on sees ka sellised stop-kaardid. Stop-kaardid on meil siis sellised, et seal mängus on teatavad strateegilised kohad. Nii nagu telesaateski tuleb teha strateegiat. Kas sa tahad vastata või sa ei taha. Mitme punkti peale mängid, siin on sama. Ja kui satud stop-nupule, siis juhtub sinuga midagi. Sa võtad kaardi ja mängija ei tea kunagi, kas temaga juhtus midagi väga head või mitte nii väga head. Antud juhul ma lihtsalt võtsin ühe suvalise demokaardi ja siin on kirjutatud, vajutasid montaažitoos kogemata üht suurt punast huvitavat nuppu ja sinu saatesalvestus kustus. Astu mängulaual 3 sammu tagasi. Näiteks sellised nupud on. Kui keegi nüüd siit ka praegult soetab endale selle mängu koju kaasa, siis minu isiklik soovitus kõigile on palun see, segage ennem mängu. See on nagu see, et ennem kasutamist raputa või see ei loksuta oli jogurtitel ja muudel igasugustel jookilistel, siis selles mängus on segane stop-kaardid läbi. Sellepärast, et trükkides on niimoodi, et peal on kõige positiivsemad ja all lähevad natuke negatiivsemaks. Ehk siis selleks, et oleks vimkasid rohkem sisse, mina ütlen, et segage läbi.
ei, korraga sa võid mängida absoluutselt nii mitu pakku, kui sa tahad, aga meil on tõesti lihtsalt kummidega kokku pandud, et on lihtsam pakendada, aga ega mingisugust muud kategooriat või asjadel ei ole. Nii, ja siis see mäng hakkab selliseks käima. Hakkame päripäeva mängima, esimene kõige noorem mängija alustab, tema võtab kaardi ja küsib selle kaardi pealt ühe küsimuse oma järgme enda siis kõrval olevalt mängijalt ja kõigepealt tuleb küsida küsimus, peale mida siis järgnev mängija otsustab, kas ta tahab siis nii-öelda 1 punkti või 2 punkti. Sarnaselt telesaatel on see, et mitu vihjet kostub. Kui soovid 2 punkti, kõlab 1 vihje ja 1 vihje ainult kõlabki. Ja vot siinkohal ma annan mängijatele soovituse koju kaasa. Kui näiteks te mängite 1 vihje peale, ehk siis loete ette, lausest te mängite 2 punkti või 1 vihje peale, jätke see teine vihje ette lugemata. Sellepärast, et siis säilivad need mängukaardid natuke kauem värskena ja vihjed ei ole, on palju rohkem, vihjega on uued. Nii, ja nüüd siis sina küsid oma kõrval asuvalt mängijalt kõigepealt selle küsimuse. Meie ei tea midagi. Mina veel ei tea. Teie kuulate. Küsi küsimus seal, jaa. Kes on Eesti lauljatar? Kes on see Eesti lauljatar, on küsimus. Ma proovin 1 vihjega, siis 2 punkti. Ja kõlab siis ainult 1 vihje. Ta on edukalt osalenud konkurssides nagu New Wave, The Baltic Voice, Kaunas talent ja Bravo. Samal ajal kui Moona mõtleb, räägin mina ühest huvitavast reeglist. Erinevalt telesaates on selles lauamängus siuke tore asi. Nüüd kui Moona ei tea või vastab valesti, siis läheb vastamiskord edasi ja niimoodi päripäeva mängud. Ehk siis alati tasub olla mängus sees. See ei ole selline, et pole minu kord, ma käin tualetis. Ei lähe tualetti, kannatad. Sellepärast, et sa kunagi tea, millal tuleb väga põnev küsimus, millele sa oskad vastata. Nii et nüüd ootame Moona vastust. Kas Birgit Õigemäel on õige vastus? Ei ole. Ja nüüd saab siis mängijast järgmine mängija samamoodi selle sama 1 ainsa vihje peale mängida. Pakun, äkki võiks see olla Kerli. Kerli Kõi ka ei ole. Ja nüüd läheb vastamiskord edasi Kasparile. Ka sinule on see samane vihje endiselt. Ehk siis vihjeid rohkem edasi loeta. See, kes esimesena valiku teeb, mitme punkti peal mängib, seda sama saavad need inimesed edasi vastata. Mina oleks ka Kerlit võib-olla pakkunud, aga siis mul õrn aimugi. See on mingi inimene, keda ma peaks teadma. On küll. Kas me nagu, me võib-olla esindame erinevaid neid vanusegruppe, kas ka meie peaksime teadma? No, kuna sellel telesaatel on ka, tõstke käsi, kas kõik on seda teleks kunagi näinud? Oled näinud? Teie pole üldse kunagi näinud 15 küsimust? Olete? Kui te panete tähele, siis seal inimesed saates väga palju lobisevad. Ja nad lobisevad sellepärast, et mina palun neil lobiseda. Ehk siis selle telesaate formaadi osa on see, et me räägime vastused välja. Ja rääkides välja vastused, tuletades on võimalik õige vastuseni jõuda. Ja kui nüüd, kui me näiteks korraks arutame, ma ei lase sul seda punkti raisku lasta, kui näiteks on The Baltic Voice, see on midagi siis ju ülebaltilist, Kaunas talent ja Bravo, isegi kui sa seda pidevus on Bravo. Aga sa ütlesid Eesti... Ta on, aga nüüd mõtle, et kus võiks ka näiteks nii-öelda mitte võib-olla väga ainult eesti keeles hakkama saada. Jaalika. Jaalika on õige vastus. Näete. Ei ole selles mängus nii, et ma ei tea ja panen ära ja ma ei vasta. See on võimalik välja tuletada, mis tähendab seda, et Kaspar sai praegu siit 2 punkti. Vali endale ka. Ja sina käid 2 punkti edasi. Nii, ja mäng läheb edasi. Nüüd võtab Moona ja küsib Peetrit. Peeter, milline Eesti järv? Ei julge väga riskida hetkel veel selles
julge väga riskida selle teemaga, nii et 2 vihjet, 1 punkt. esimene vihje. Järves asuvad suuremad saared kannavad nimesid Pähksaar, Tondisaar, Rättsaar ja Ainsaar. Ja teine vihje. Oma 270 ruutkilomeetrise pindalaga jääb see Tartu, Viljandi ja Valgamaa piirile. Ja need saared tegelikult on tuttavad, eriti see Tondisaar, nii et pakun Võrtsja. Palju õnne, said 1 punkti. Ei riskinud. Nii, ja nüüd läheb edasi. Sina küsid, mina vastan, jah? Jah. Nüüd järgmist 45 minutit. Missugune mehe nimi? Mitme punkti peale läheb? Noh, paneme hullu, nüüd ma pean korra küsima mängutehnilise nüansi. Kas siin nüüd, et kui mina peaks 2 saama, satuma stopile, mis siis juhtub? Siis sa võtadki siis stopp-kaardi. Ja see võib olla nii hea kui halb. See võib olla nii hea kui halb, ehk siis tõesti, kui telesaates mitme punkti peale mängid, siis võtame ühe karbi kõigepealt tohib välja, siis võtaksid mängulaua eest vahepeal kätte. No aga mis siin ikka kaotada? Lähme 2 peale. Mehe nime on ta ikka äkki tean. Õige. Ühes tuntud Ivo Linna laulus on ta alati tubli mees. No. Siis see, millest me räägime. Mats siis. Mats alati on tubli mees. Mats on alati tubli mees, nii et Kasparile 2 punkti. Nii, tõstan. Ja nüüd sattus stoppi, aga kas midagi kohe juhtus nüüd või? Ja nüüd sa võtadki siit kaardid ja saad teada, mis sinuga juhtub. Võtan nüüd kaardi ja loen ette, et televaatajale ei meeldi sinu heietamine. Mõistetav. Astu mängulaual samm tagasi ja proovi edaspidi paremini. Aitäh, et see on see saade, kus ennem ütles ilusti, et peab ikka arutama natukene, eks ju, jah? See on siis nüüd vana inimene hakkas heietama, jah? Nüüd sattuski tõesti esimene mitte nii positiivne käik Kasparile ja aga ta oli üldiselt niide. Suurepärane. Mis siis, kõigepealt ütle küsimuse, jah? Milline rohtaim? Kas 1 või 2 punkti küsimus siis? Võtame 1. Ehk siis loed ette. 2 vihjet ja loen need järjest ette, jah? Okei. Nii, esimene vihje. Liidia Koidula sõnadele tehtud laulus jooksid lapsed põlvini selles. Ütlen korra vahele, et kui näiteks tõesti, nii nagu telesaateski, praegult näiteks Loviisa teab seda vastust esimese vihje peale, siis sa võid öelda, aga 1 punkti sa ikkagi, sellepärast et sa tegid selle otsuse ära, et sa mängid 1 punkti peale. Nüüd juba tasub see teine vihje ära võtta. Teada, tahad vastata? Arvad, no ma ütlen vihje ka siis ära. See rohtaim on ka Nublu 2022. aasta suurima hiti pealkiri. Seda sa juba tead enne. Teadsin ka enne Kasteheim. No näe, tubli tüdruk. Astu samm edasi. Teised kohe. Aga kõva. Milline kokku sattunud? Neid on siin tõesti palju. Nii. Võta teise koha. Milline elektroonikaseade? No ma seekord võtan 2 vihjet. Viimase säärase seadme tootis Jaapani firma Funai 2016 aastal. Ja teine vihje. Nende abil sai vaadata VHS-kassette. Kassetimängija. Kui täpne peab olema sõnastus? See, muidu otsustab Jüri või meie saate toimetaja see, et kas loeme või täpsusta, siis mina ütlen, et lauas otsustage ise. See on teie enda sõbraliku seltskonna otsus. Kui täpselt tahate? No mina olen sõbralik. Ma ei tea, kas... Teine parandus tuli kiirelt ka, nii et ei tea. Aitäh. Nii, ja käi edasi. Sain oma punktid. Nii, Peeter, oled sa valmis? Jaa. Küsimus kõlab, mis rahvusest näitlejad? Ohoo, no 2 punkti ehk 1 vihje. 1 vihje. Sellest rahvusest näitleja mängis Viimses reliikvias Siimu. Jaa, umbes 10 000 korda nähtud film ja seal minu teada oli neid näitlejaid veel, kes olid Lätist, lätlane äkki.
pakub? Ma ei tea. see on õige vastus. väga tore ja nüüd Peetril juhtub sama asi. Ei juhtu, ma ei tunne ise reegleid. Ma ei tunne niisugune numbri. Siin ei juhtu kohe midagi. Kohe varsti hakkab juhtuma. Kohe varsti nii. Missugune arv? Proovid uuesti stoppida saada. No võtame 2 siis, jah. 2 punkti, 1 vihje, jah. Nii, pidi läbi üle topis. Okei. Ja ta on üle hüpata, jah? Jah, siis on õige. Jah, kui sa stoppi saada ka, siis tuleb 2 vihjet ja 1 punkt. Oscariga pärjatud mängufilmis oli Solomon Northup orjust nii mitu aastat. Oscariga pärjatud mängufilmis oli Solomon Northup, siuke nimi, orjust nii mitu aastat. Ta oli ori kuskil mitu aastat. Et me küsime missugust arvu, eks ole, mingisugust arvu küsime. Ja teine vihje. Ma küsisin Okei. No nüüd on Oscariga pärjatud film, kus on keegi Solomon ja mingid numbrid on nagu ori olnud. Kirjas ka filmi nimes, ma eeldan. Äkki 7 või? Ja aasta Tiibetis või? Vale vastus. Ja vastamiskord läheb edasi. 12 aastat on täiesti õige vastus. Mis film see oli? Siuke film või? Mul see 12 tooli oli vanasti raamat. Sina said 2 punkti tõesti. Minuga juhtub midagi. Sinuga juhtub midagi. Ja sarnaselt nagu telesaates ka, mida ma alati soovitan, et proovige vastata. Vale vastusest punkte maha ei lähe, tabukaardi käike ei ole. Alati soovib vastata, on lihtsalt seltskond ka palju lõbusam olla. Küsimus, missugune tervisehäda? Vaata mind ja... Seda on eks ikka tore kohe lugeda. No, ma seda stopp-märki ei taha, nii et proovime ühe vihjega. Ühe vihjega. Ahah. Need veritseda võivad komud vaevavad eelkõige istuva eluviisiga inimesi. Hemorroidid. Hurraa! Ja kõik tahavad üles punkti hüpata. Mina ei taha üle stoppida. Missugune perekonnanimi? Esimese vihjega. Esimesel saates. See on laulja Alice'i ja filmistaar Bradley perekonnanimi. See vastus on Cooper. Nüüd tundub, et Peeter läheb tegema strateegiat, sellepärast Peeter on punktidega number 3. Aeg oleks natuke kiiremini liikuda, et võetakse stopi ja siis... Aga seal on ka lootust, et saab edasi liikuda. Absoluutselt. Seal on ka variandid, et mina olen seda mänginud, see lauamängu. Seal on ka variant, et sa vahetad esimese kohad, viimane esimene vahetavad kohad, aga seal on väga mõnusad viste ees. Jaa. Kes on see kirjandustegelane? No võtan siis 1 punkti ehk 2 vihjet. 1962. aastal ilmunud raamatu põhjal tehtud filmis räägib ta Ott Sepa häälega. Teine vihje. Ta on Kaltsu Nukkile vend Mart Õmbles Anule. No siin jah, mõlemad vihjed olid päris head, nii et vastus võiks olla Sipsik. Nii, ja nüüd Peeter sattus stopi peale ja võtab kaardi. Komistasid kaameramehe pikkadesse juhtmetesse. Astud mängulaual 1 samm tagasi. Senise praktika põhjal ma ei ütleks, et stopp on väga nagu saad sellele stopile ruttu pihta. Aga proovi ise. Ma kohe saan proovida. Nii. Milline Poola linn? Joh. Aga sul on võtta 1 punkt. Ma võtan siis 1 ja anna 2 vihjet, jah. Nii. See kunagine pealinn on Poola rahvaarvult teine linn. Esimene vihje. Ja teine vihje. Linna järgi on saanud nime populaarne suitsutatud vorstisort. Krakow. Just. Krakow õige vastus. Mina olin punane ja mina käin stopile ja võtan siit kohe stopi. Saatejuht otsustas järgmise aasta vabaks võtta ning kutsus sinu enda asendajaks. Vaheta mängulaual koht praeguse liidri omaga. Oppa, nii!
ole lahke. aga kas tema nüüd saab ka võtta siit ja saab kaardi võtta või? ma korra võtan mikrofoni, kui tohib. Palun, jah. Ja, see nüüd on väga tore koht, kus tõesti sihuke twist on ja siin on niimoodi. Meie oleme reeglites teinud niimoodi, et see inimene ei pea kaarti võtma, aga ma tean, et siin kolleegid on seda juba mänginud niimoodi, et kui satub see teine ka sinna, siis ta võtab ka kaardi ja mina ütlen, et see teeb mängu nii põnevaks, mis tähendab seda, et kes oli praegune liider. Võta see kaart. Näita meile. sul hakkas kaamera hirmuga silmitsi seisvast kaasmängijast kahju. Liiguta mängulaual viimane mängija 5 sammu edasi. Ja nüüd on jälle põnev olukord, meil on 2 siin ja mõlemad saavad edasi jääda. Ja uuesti stopile. Aga see on hea mälumäng, siin ei pea mäluga, ei ole siin vähe pistmist. Võtke kaarte. Aga see ütlesid esimesena stopile. WC uks kiilus kinni ning sa hilinesid seepärast võttele. Astu mängulauale 1 samm tagasi. Nonii. Tänasest saatest ei lahku keegi tühjade kätega. Saad kaasmängijale teha kingituse. Liiguta mängulaual viimane mängija 5 sammu edasi. Ja tegelikult ma arvan, et siinkohal on paslik hea lõpetada praegu meie see demomäng, sellepärast, et täpselt nii põnev ja nii-öelda twistide ja seikluste rohke see mäng ongi, et üks osa sellest mängust on jah, küsimustele vastamine, aga nagu nägite, palju me jõudsime küsimusi küsida, äkki 2 ringi, eks ole? 2 ringi ja kui palju juhtus praegult neid, et inimesed vahetasid kohti ja mina kodus mängisin seltskonnas, oli üks mängija minu 12-aastane poeg, kelle akadeemilised teadmised ei saa olla veel nii tugevad, et selles mängus võib-olla väga hästi hakkama saada ja ta võitis tänu nende samadele stop-kaartidele twistidele. Ja teeme võitjale aplausi. Teeme võitjale aplausi ja võitja saab endale kaasa ühe Tauni lauamängu kingituseks. No mitte täna, just teine kord, aga kindlasti sa saad seda. Ja ma luban. Kas rahval on tekkinud näiteks küsimusi praegu selle mängu käigu osas? Või siin teil on tekkinud küsimusi? Et kuigi on need 1000 küsimust, siis tegelikult on nagu kivipaberkäärid. Tegelikult ei ole kivipaberkäärid. Tegelikult on ikkagi natuke nuppu ka vaja. Aga sellist kerget lihtsalt natuke igav on ju ainult küsimus-vastused. See on väga põnev list. Ma enne seda viimast vooru ju peaaegu et juhtisin. Ja vaata, kus on nüüd. Sellepärast oligi siin paslik lõpetada. Aga ma tahan omalt poolt lisada, et olles seda lauamängu siin mõned õhtud mänginud, siis mis on väga positiivne selle mängu juures on see, et see kaarte tõesti väga palju. Et ise kui mitmed tunnid ja mitmed õhtud on sinna läinud, siis võib-olla heal juhul jõuad 2 pakki kaarte ära küsida. Et seda hirmu, et oi-oi, et need küsimused jäävad pähe ja ma juba 3. kord mängin ja kõike tean peas, siis seda hirmugi ei ole siin mängus. Ja kunagi, kui see hirm peaks tekkima või see võimalus, siis ilmselt tulevad lisakaardid. Ja veel kord, ma ütlen kõva häälega välja, et kui öelda mingisuguseid lubadusi või unistusi, siis sa võtad ise endale sellega vastutuse ja kohustuse seda ära teha. Ja ma tahan lubada, et ma ei ütle aastat ja kuud, aga me kunagi teeme ka noorte ja laste paki. Ehk siis mängu põhimõte jääb samaks, aga nooremad, sellised kooliealised saaksid seda mõnusalt toredalt mängida. Mina ka lubadusi ei anna, aga on reisiversiooni mõtteid. Aga et me ei unustaks siis selles loosimängus, et kes QR-koodiga osalesid, võite on meil selgunud, nagu ma aru saan, et... Renate! Tasus tulla! Jumal kui tere! Ja muidugi palju õnne! Aitäh sulle! Mina tahan kätte suruda. Aitäh, et sa tulid siia raamatupoodi õigel hetkel, õigel päeval. Mängi, ilusat mängimist ja ütles õppedele ka, et see on tore mäng. Kas see läheb kingituseks või sulle? Väga tore. Aitäh veel kord. Nii, aga igal juhul mina tänan kõiki, kes viitsisid läbi astuda. Aitäh meie testgrupile ja
ka teie saate kodus seda ühel pool kaasa mängida, nagu ma lubasin. Vaatame mingi pealt, kuidas läheb. Igal juhul tõesti aitäh, Tarmo! Ja need, kes suur tänu, et tulite ja need, kes mängust ilma jäid, siis raamatupoodide tuur jätkub, hoidke silmad lahti ja juba nädala pärast ükskõik kuskil mingis kohas täpselt samal ajal. Aitäh teile!